issand, kui palju seda kõike on. Tere, head! Me oleme Eesti kõige toredamas kohas, Palsnäki krõpsutehased. Ja mis tehakse Palsnäki krõpsutehases? Loomulikult legendaarset piraati, legendaarset vigurit, legendaarsed kartulivahvrit, legendaarset küüslagu leiba ja nüüd tehakse ka ossikrõpsu. Ma pidin selle ka ütlema, sellepärast, et neid krõpse on tõesti palju. Aga head sõbrad, tõesti nii on, et krõpsu uputus on siia tehasest saabunud ja abikäsi on vaja. Kui te praegu näete, et siin on grillvigur, siis seda on juba palju olemas. Tuleb uus toode, mida lihtsalt hakkab ladu täis olema. See on piraadi krõps, mac and cheese'i maitseline ja seda on kõik kohad varsti täis ja meie abi on vaja selleks, et see kõik valmis toota ja pakendada ja saata laia maailma vallutama. Teie olete need tublid inimesed, kes vaatavad, et me üle ühegi kollase joone ei astuks, eks ole, et me iseennast ära ei kõrvetaks. Ma ei ütle siin tegelikult meie, ma mõtlen pigem nagu minu kaassaatejuhti. Ei hakkaks kätt toppima masinasse, kust värske krõps tuleb. Vaadake seda piltu. See mees on tulnud täna siia, et pahandust teha, ma ütlen teile. Ma ei ütle midagi, aga ma ütlen väikse detailigis, et ma täna olen ühe Palsnäki apakikese juba avanud. Ja kell on 7 hommikul. Vaadake, mingi helk on silmas. Rõõmupisar. Nii, aga head sõbrad, millest teid aidata saaksime? No kuna meil on tulnud uus toode, siis meil on täiesti hullumaja. Meil on krõpsu uputus, nagu nägite, et meil on lihtsalt meeletult vaja teie abikäsi. Ja see on väga õige. Siin on see materjal, millest krõpsu tehakse. See on siis nagu see alttoormaterjal. Selle me praeme ära, kallame siis siia punkrisse ja siit hakkab osade kaupada siis niimoodi liikuma küpsetusahju. Me nimetame teda pelletiks põhimõtteliselt. Pelletid on erinevaid, on misu põhjal, kartuli põhjal, et see on siis nii-öelda põhi on nagu kartul. Igal sellel pelletil on tavaliselt oma teatud siis praadimistemperatuur ja praadimisvahemik, et mitu sekundit ta peab ahjus olema, et ta siis ilusti paisub, oleks krõbe. Väga põnev, aga see näeb välja natuke nagu eemalt vaadates selline pastalaadne toode, aga ta on kartulist tehtud, eks ole. Tegelikult need pelletid ongi põhimõtteliselt, nad on väga sarnased nagu pastaga. Et nagu põhimõtteliselt praeme nagu makarone. Tõesti uskumatu, vaadake, kui kiiresti see masin käib. Ma arvan, mingisugune 6, 7, 8 meetrine liinike, mis pidevalt liigub, seal lõpus juba pannakse asjad pakki, et tegelikult see tootmiskiirus on ikka meeletu. Tõsi. Tegelikult krõps ise on väga selline, tundub selline lihtne toiduaine, kuidagi nagu, et selle valmistamine ei ole või liiga keeruline või? Selles mõttes, kuna meie toodamegi neid nii-öelda pelletipõhiseid krõpse, et me ei tee neid selles mõttes nagu kartulikrõpse, vaid meil ongi selline nagu pooltootepõhiline krõpsu tootmine. Otseliinilt läheb ta siis siia pakkemasina nii-öelda koppa. Ja see suur asi siis jõuab lõpuks sinna üles, kallab seal nii-öelda lehtrisse sisse ja sealt hakkavad krõpsud juba siis pakendisse kukkuma. No ei ole siin enne mingit pakendamist, on ikkagi maitseproov tehtud. Kas te tulete võtate siit peoga mõnikord krõpsu? Ei, sellist asja ei toimu enam. Aga kuidas te teada saate, kas on toode ikka hea? Tehakse pistelisi kontrolle, kvaliteedikontrolli teostatakse ikkagi pidevalt, et ei oleks mingit jama. Ma kuulsin sõna pisteline kontroll. Ma tulin oma kotiga. Natuke rohkem, see on soe ka. Okei. Ma ei ole selle maitsega krõpsu olema turul nagu näinud. Ja, no see ongi täitsa selline ainulaadne. Ise oleme uhked. Mina ka. Aga ise oled ikka maituna. Soe krõps on ikka hea. Mulle mõnikord niimoodi, ma otsin kõige rohkem maitseainega. Kõige parem maitse. Mul on sinepi ossikrõpsuga on niisugune suhe. Ma vaatan, et kõige need krõbedamad ja maitseaine rohkemad võtan välja. Ka lapsed teevad tavaliselt need kommipakkides, sorteerivad oma need lemmikud välja. Minu laps ei tee, see ma juba sorteerin ennem ära. Ohoo, nii! See on nagu siis, kui kuskil uhketel pidudel vaata šampanja voolab klaasidesse, siis meile voolab niimoodi krõpsusi. Ta kaalu järgi siis mõõdab siin ja jaotab ise selle ära, et siis nad lähevadki juba õiges kaalus portsudena nii-öelda sinna alla. See sama, no reaalselt see krõps on ikka veel soe. Joogi pakendis soe krõps. Jah, selles suhtes poodida nagu soojana jõua. Kahju. Aga mis sa arvad, et kui mikroajus ja natuke soojaks krõpsu, kas tuleb sama efekt? Ja saab teha küll. See on nagu täitsa teistmoodi kogemus, ma lihtsalt ütlen. Mul siiamaani test käib alles. Huvitav, mitu pakki siin praegu krõps on? Seda ma ei tea. Ma arvan, et ikkagi 100. Kui mitte 1000. Püha issand. See kõik on nii ilus, mis sa räägid. Ja enne veel, kui päris lõplik toode läheb siis sinna päris pakki, mis saadetakse poodidesse laiali, on väga tähtis lüli selle pakendamise juures kontroll, et kellegi kuldhammas ei oleks pakki kukkunud. Just. Või sõrmus. Siis meil igal pakkemasinal on peal ka metallidetektorid ja tootmise alguses ja vahepeal, tootevahetustel tuleb siis kontrollida, et see metallidetektor ka teeks oma tööd hästi. Ja selleks ongi meil sellised testkuulid. Ja kui keegi Palsnäki kunagi pakist on sellised asjad leidnud, siis andke meile märku. Seda ei tohi juhtuda. Seda ei tohi juhtuda. Esimesena läheb siis punane raud, ferrum. Ma panen sisse. Ja läks sisse ja mis nüüd saab? Something red, kollane. Pane kollane. Tsink.
ja kõik muu värviline metall. CN, vabandust, ZN. Metal detected, nüüd on sinine. Niimoodi roostevaba teras. Teras. Nägid, masin töötab. 1, 2 ja näete, need samad. Siin on muidu krõpsud ka sees. Nii et niimoodi siis testitakse, et keegi kogemata juhuslikult midagi krõpsupakki saadaks kaasa. Pärast ei leia ise ka üles, eks ole. Oli abielusõrmus mehel, tuleb koju, järsku ei ole, ilge jama. Jüri Kere, kas sa saaksid panna masina käima? Me ootame pakkimist, mul on praegu vaja kasti pakkida. Sinu taga sõidab kõik. Väga vabandan, ma tulen meest ära. Siin saad siis harjutada seda pakki ja igapäevatööd. Kastis käib 12 pakki. Jah. Meie koos ja nüüd hakkab tulema, jah? Jah, proovida, paned selle krõpsu ilusti püstiselt siia. Ja. Nii. Nii, lugesid üle, et on ilusti 12 tükki. Lugesin üle enam-vähem. Enam-vähem 12. Kõik õige. Paneme aluse peale. Teeme niimoodi, et kuna te tulite meile siin appi raskel ajal, et siis pigistame silma kinni, et see natukene ülekaalus on ja võite selle omale tänutäheks koju võtta. Võib võtta tänutäheks, see on nüüd palga eest. Super. Meil on ka võimalus põigata praegu siia kõrval ossa selles tehades, kus valmib kartulivahvel, head sõbrad. Ja see valmib natukene teistmoodi. Tuleb täitsa ise valmis kõik segada, jah? Just. Siin pannakse siis väga spetsiaalse salajane tainas kokku. Ma retsepti välja kandma, aga kartulitärklis, manna, kartulihelbed, vett, soolaga ja sellest siis segataksegi siuke tainas sellises taignasegajas valmis. No kuulge, võiks ka ju tegelikult müüa selliseid suuri vahvel. Ma arvan, lapsed oleks väga õnnelikult siuke A4 suurune vahvel. Ja siis ta liigubki ahju ja siis tuleb juba küpsenud vahvel välja. Ja vaadake, kuidas tükeldatakse siis ilusad need vahvliliistud. Need on nüüd siuke praak nii-öelda, jah? Ja enne imet A4 suuruses vahvel. Võiks ju ära teha, palsnäkk. Noh, mõtle, kui sa niimoodi võtad ja naudid teleka ees. Ma panen tagasi praegu. Tahakon ikkagi praak, kuigi tegelikult tahaks selle kõik ära süüa küll siin praegu. Ja juba ongi pakendis. Efektiivseks on see asi aetud, midagi pole öelda. Tegelikult on niimoodi, et kui see uus maitse tuleb, siis keegi peab selle välja mõtlema. Uusi tooteid siis arendame niimoodi, et näiteks siit laseme tootmisel teha siis täiesti need ilma maitseta krõpsud. Piraadirõngad kindlasti tunneb ära. No see krõbin, see krõbine juba ära. Ja siin on näiteks need rohelised vigurid juustasi puhul omad. Küsimus, miks krõpsupakis ei ole nii täis? Seal peab olema õhule ruumi, et need katki. Nii nad räägivad, aga ometi siin on krõpsud täitsa terved. On kõigepealt maitsta. Ta on ikka kartulist tehtud ju. Jah. Ma ütlen ausalt, ma soovitan ilma maitseta. Ja siis siin ongi nendest totsikutes erinevad maitseained. Ma saan aru, sa esitad meile väljakutse mingisugune uus panem maitse valmistada. Kujutlusvõime on piiriks. Suurepärane, Robi. Sina oled ilmselgelt spetsialist. Jaa, mul on selle cheese nachoga on isiklik suhe selline, et meil on perekonnas 2 meest, üks 3-aastane, üks 35-aastane, kes võib raputada mitte ainult krõpsudele, ka popcornile juurde. Supi sisse, võileivaga. Miksiks esialgu ikkagi need juustused kokku ja siis ma võib-olla mõtlen seda, et kui juust on, siis äkki mingisugune väike seeneke, seene maitsebki ka juures. Paned päris hullu, ma ütleksin nii. 2 juustu ja seen. Väike seen. Trüffel ja parmesan on kokku pandud ja tegelikult sellest peaks piisama. 2 väga populaarset ja väga head maitset. Aga mida mina ei ole poes varem märganud, oleks trüffel väikse sellise kikiga, ehk siis väikse chilliga. Trüffel chilliga. See võib toimida, jah, tegelikult. See võib, ma arvan, see peab toimima. Ja tõesti niimoodi on, et kui nüüd läheb täppi, eks ole, siis mul on sinu kokkulepe, et me läheme Palsnäki omanike juurde ja teeme eraldi tootmisliini. Ja nagu muusikatööstuses on need 10 albumi diilid. 10 albumi diilid, täpselt samamoodi. Mulle see sobib. Nii. Vähe on. Seent panid või? Seent panin. Tunned ka või? Ei, vähe on. Juust ise ei ole nagu väga siuke maitsestav, see on siuke pigem siuke annab fooni, et äkki siis selle sour cream'i juurde panema. Et tahad mingeid tipunoote? No mingi tipunoote, võiks olla ka mingi väike. Sa paned veel juurde. Masina tootmisliin on 2 kilomeetrit pikk. Palun väga. Ja see esimene aroom. Ja see ei tööta. See ei tööta. Nii, kui sa silmad kinni panid, sai aru, et tegelikult ei toimi. See chili ja ma ei tea, sriracha, mis siin sisse läheb ja see rikub selle trüffli kohe ära ja tekib tunne nagu midagi valesti on kokku pandud. Pettumus ja kõik need miljonid
mille ma olen juba ära planeerinud, neid ei tulegi. Ma ütleks praegu Jürikile niimoodi. Ma ei tea, mis tükki sina said, mis sina olid. Sinu omal oli nagu iseloom. Jaa, aga see iseloom on halb iseloom. Hoolimata sellest, et on suhteliselt õudse maitsega, ma olen juba 4. söömas. Sellepärast, et ega see krõbin ikka töötab. Ma panin hapukord juurde ja seda sibulat. Midagi teha. Ja see on veel halvem. Jah, siin on nagu kõike korraga. Liiga palju on ju. On ju? Ei, halb on tõesti või? Ja lööbi ma! Ma mõtlen ausalt, mulle nagu meeldib isegi. Ma isegi, saad aru, ma hakkasin praegu mõtlema, et kõik toiduspetsialistid ja maitsete spetsialistid ja suured kokad, kes teevad trühvliga ja tšilliga toitu igapäevaselt, ei ole suutnud neid kokku viia. Ma mõtlesin, ma nüüd teen seda, tuleb välja, et nad on ikkagi kindlasti proov. Aga järelmaitse tegelikult ei ole üldse ju halb. See esimene amps oli nagu kentsakas, aga miks mitte teha ka üks kentsakas krõps? See võiks olla A4 suuruses vahvel. Nii, aga ühesõnaga ma saan aru, et niimoodi see käib ja niimoodi testitakse kuid, kuni siis suur nõukogu otsustab, et nüüd on õige, eks ole. Jah, teeme uute toodete näidised, saadame inimestele, teeme küsitlusi, testgrupid. et saaksime siis päris inimeste arvamusi teada ja niimoodi siis lõpuks tulevadki uued tooted välja. See piraadi maitsestuse juurde on okei. Praegu ei muuda seda retsepti. Et see klassika on ikka hea, jah? Jah, ei tasu head asja ära rikkuda. Ma panin honey cheese'i juurde, lihtsalt, et äkki see peidab trühvli maitset. Trühvlikrõpsud, kus trühvli maitse on peidetud. Aga head sõbrad, mac and cheese'i oma on poes olemas. Olgugi, et meie oma on päris halb. Teie võtte seda head asja. See on mingi maitserannak, sõbrad praegu, mis siin suus toimub. Sellised asju ei tohi segada. Mul on selline tunne, nagu mingisugune halb miin on plahvatanud. Proovime. See on ju õudne. Võtta, kuidas saab rõps ära rikkuda. See läheb kuidagi nagu veel huvitavam. Päris crazy. Ühesõnaga, me lõpetame selle pulli ära enne, kui see Palsnegi teha siin õhku lendab ja katsetamiste pärast. Aga head sõbrad, tõesti nii on. Uus chips on jälle saadaval. Eelistage Eesti maist.